Objektiivi raadio. Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Tere tulemast kuulama meie saadet ja siin mikrofonide juures nagu tavaks on Järvi ja Vihuri ehk mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja ja teisel pool internetisilda on mikrofoni juures Veiko Vihuri, kes on vaimulik ja kiriku ajaloolane. Tere Veiko! Tere Markus, tere kuulajad! Täna me räägime sellisest fenomenist nagu süvariik. Ja see ei ole muidugi esimene kord, kui me seda siin raadiosaadetes või Objektiivi veergudel seda fenomeni lahkame. Me oleme teinud seda juba aastaid. Aga küll on peavool hoidunud sellest terminist ja selle mõiste kasutamisest ja seda üllatavam oli, et hiljuti kirjutasid päris mitmed Postimehe kolumnistid ja toimetajad sel teemal Postimehe Fookuses rubriigis. Üks nendest oli politoloog Martin Mölder, kes tegi sellise pikema sissejuhatuse süvariigi ideesse ja üritas defineerida ja määratleda, mis siis süvariik endast kujutab. Teine oli Bigbanki peaökonomist Raul Eamets artiklis Juhus, vana, see on juhus. Ning siis kirjutas sellise kokkuvõtva artikli süvariigi teemal ka veel Fookuse peatoimetaja Martin Ehala, mis oli tituleeritud Eesti vajub üha sügavamale süvariiki ning kõrvalt kommenteeris temaatikat ka Postimehe kolumnist Tarmo Pikner. Nii et 4 artiklit peavoolus süvariigi teemal, see on iseenesest päris märkimisväärne. Sellepärast, et seda temaatikat pole peavoolus sellisel viisil mitte kunagi, vähemalt minu mäletamist mööda, lahatud. Küll aga paneb mind mõtlema just nimelt esiteks see ajastus, miks just nüüd, miks just praegu ja paneb mõtlema ka see, et kui me räägime süvariigist, siis me räägime millestki, mis on lihtsalt puhtalt nii-öelda süsteemi kirjelduse tasandil esitatud. Ehk siis me räägime sellest, et meil on jõustruktuurid ja ametnikkond, mis toimib omasoodu ja mis ei ole vastav demokraatlikule järelevalvele ega ole ka kuskilt saanud demokraatlikku mandaati. Ja teatavas mõttes paneb mind just nimelt see mõte imestust tundma, et kui kaua on läinud peavoolul aega selleks, et süvariigist üleüldse kirjelduse tasandil rääkima hakata olukorras, kus tegelikult nii konservatiivid kui ka teised alternatiivväljaanded on sellest teemast rääkinud juba aastaid, kaasa arvatud, nagu mainisin, Objektiiv, kaasa arvatud ka meie nendes raadiosaadetes oleme seda teemat käsitlenud. Et kui lahknev või kui kaugel peab olema reaalsusest, et süsteemi kirjeldus tundub mingisuguse sellise vandenõu teooriana. Ja sestap ongi nüüd huvitav siis, et praegusel hetkel see teema on välja võetud. Ja, aastaid on ju süvariigist räägitud peamiselt alternatiivsete poliitikute poolt, keda on siis peavoolust nimetatud ja tembeldatud paremäärmuslasteks ja populistideks. See on olnud eeskätt nende termin ja ega ma ei mäleta ka seda hetke, mil see mõiste nagu tuli poliitilisse debatti. Võimalik, et see oli seoses Donald Trumpi esimese ametiajaga, vähemasti siis hakati sellest nähtusest põhjalikumalt ja sagedamini rääkima ja seda siis loomulikult tegid populistideks nimetatud poliitikud ja nende toetajad, aga peavoolus on ju seda mõistet siiski kasutatud, aga peamiselt just sellise pilk
lokkavas tähenduses või nimetatud seda vandenõuteooriaks ja nüüd tõepoolest Postimees on siis üritanud esimest korda pakkuda, vähemasti siin Eesti meediaruumis, peavoolu meediaruumis, ma mõtlen, pakkuda siis ka mingisugust definitsiooni sellele nähtusele Martin Mölderi suu läbi. Aga kui sa nimetasid siin Martin Mölderit, kes on politoloog ja sageli kommenteerib siis neid Ühiskonnauuringute Instituudi reitingute uuringuid või ka siis Raul Eamets, Bigbanki peaökonomist, kes on ka saanud viimasel ajal üsna palju sõna tegelikult, et siis need inimesed, nende kohta võiks öelda, et nad on Isamaa suurrahastaja ja ärimehe Parvel Pruunsilla inimesed. Ja võib-olla tõesti tuleks sealt hakata otsima üldse neid põhjuseid, miks Postimees nüüd korraga selle süvariigi teema üles võttis, aga igal juhul tänuväärt see minu meelest on, et peavoolus on nüüd ka keegi päris tõsiselt üritanud hakata lahkama süvariigi fenomeni ja püüab seda kuidagi mõtestada, defineerida. Ja ma hea meelega tsiteeriksingi siin alustuseks Martin Mölderi artiklit, mis ta siis Postimehes siin mõni aeg tagasi avaldas ja kus ta siis pakub, küll natukene laiali valguv, aga siiski minu meelest teatud aspektides küllaltki iseloomuliku ja päris korraliku definitsiooni süvariigi kohta. Ta ütleb, et see on võim, milleni ei ulatu demokraatlikud esindus- või vastutusmehhanismid. See on olukord, kus riigi institutsioonid toimivad poliitiliselt omal initsiatiivil või repressiivselt, ilma kontrollita ja ilma vastutuseta. Siis tsitaat Martin Mölderilt. See definitsioon tal läheb veel tükk maad edasi, ma ei hakka seda tervikuna ette lugema. Minu meelest just need laused ütlevad tabavalt ära selle, mida tuleks siis süvariigi all mõelda. Võim, milleni ei ulatu demokraatlikud esindus- või vastutusmehhanismid, olukord, kus riigi institutsioonid toimivad poliitiliselt omal initsiatiivil või repressiivselt ilma kontrollita ja ilma vastutuseta. Ja nüüd kitsamas tähenduses peetakse süvariigi all silmas peamiselt riigi erinevaid julgeolekuasutusi. Eestis me räägime siis konkreetsemalt Kaitsepolitseiametist, tegelikult ka Teabeametist või Välisluurest, mis nimega ta nüüd iganes on, ja sinna juurde võib siis liita ka prokuratuuri. Ühesõnaga, et tegemist on siis asutustega, kellel on ühelt poolt menetlusvõim, kes võivad algatada erinevaid menetlusi, kriminaalmenetlusi inimeste suhtes ja kellel on ka võimekus hankida informatsiooni, kasutades siis selleks igasuguseid jälitustehnikaid ja meetodeid pealtkuulamistest alates ja igasuguse liikumise jälgimisega lõpetades. Nii et need on riigiasutused, kes valdavad informatsiooni ja kellel on ka selles mõttes võim seda informatsiooni vajadusel ära kasutada, et nad saavad algatada menetlusi ja siis võtta need oma nii-öelda ohvrid pihtide vahele, kas siis õigustatult, kas need inimesed tõesti, keda hakatakse menetlema, teevad siis midagi seadusvastast, midagi riigikorra vastast või kasutatakse seda ka puhtalt poliitiliste protsesside suunamiseks. Nii et sellest me peaksime ka kindlasti selles saates rääkima, sest minu meelest süvariik on enda olemasolust Eestis teada andnud eriti just alates 2021. aasta jaanuarist, kui võeti maha Jüri Ratase valitsus. See initsiatiiv lähtus Kaitsepolitseiametist. See tehti teoks prokuratuuri kätega, aga initsiatiiv tuli Kaitsepolitseiametist ja see tähendas tegelikult võimupööret, mis on siis loonud praeguse poliitilise olukorra Eestis. Selle tupikseisu, kus siis Reformierakond on võimul koos oma satelliitidega ja lahti neist mitte kuidagi ei saa ja mitte mingisuguseid mehhanisme tegelikult rahval võimu teostamiseks või arvamuse avaldamiseks efektiivsel viisil ei ole. Nii et
kui me räägime süvariigist, siis me peame just nimelt neid institutsioone, neid ametiasutusi silmas. Sageli lisatakse siia veel püsiriigi mõiste ja räägitakse ka ametnikkonnast. Räägitakse sellest, kuidas mitte poliitilised ministrid ja erakondade esindajad parlamendis ei otsusta riigi poliitilisi küsimusi, vaid seda sisuliselt teevad ametnikud, kes on samuti demokraatiast ju selles mõttes eemal ja ei allu demokraatlikule kontrollile, et neid ei valita ju rahva poolt ametisse, nende programmid ei tule mitte kunagi rahva ette, vaid nad istuvad ministeeriumites või muudes ametiasutustes, loovad seal õigusakte, võtavad üle ja siis nii-öelda muudavad võttes siis arvesse kohalikke eripärasid, siis Euroopa Liidu õigust ja kelle mõju tegelikult ka riigi poliitilisele kursile on ääretult suur, aga kelle nimesid me ei tea, kelle üle sisuliselt avalikkusel kontroll puudub. Aga me kõik tunneme seda omal nahal, kui millegipärast Riigikogu kummitemplina võtab vastu seadusi, mis üha rohkem ja rohkem hakkavad meie elu, igapäevaelu kõige pisemateski detailides reguleerima. Aga ma arvan, et me ei tohiks ära segada neid kahte mõistet, püsiriik ja süvariik. Et me räägime ikkagi ühelt poolt jõuasutustest selles mõttes, et kellel on reaalne menetlusmeelevald, kellel on reaalne võimekus koguda informatsiooni, jälitada inimesi ja selle põhjalt siis langetada mingisuguseid otsuseid teatud sammude osas. Ja siis teiselt poolt me peame eristama ametnikkonda ja nendega seotud probleeme, bürokraatia vohamist, aga nad mõlemad kokku tegelikult moodustavad siis sellise probleemide puntra, milles minu meelest Eesti riik praegult on, nii et ta ei ole ainult lihtsalt süvariigi sohusse, vaid kõige üldisemas ja sõna täpsemas mõttes sohusse, et siin on meil koos nii ebademokraatlik võimukasutus kui ka vohama läinud bürokraatia, mis on nagu laiem demokraatia puudulikkuse probleem. Jaa, tuleme selle terviku juurde kindlasti tagasi, aga probleem, et riigistruktuuris on sees demokraatlikule kontrollile allumatu kontingent, keda pole sinna demokraatlikult valitud ja kes teeb otsuseid ja kes suunab riigi poliitikat ja jõustab seda ka teatavas mõttes. See probleem ei ole uus. Näiteks juba 1939. aastal kirjutasid Ameerika Ühendriikide presidendi haldusjuhtimise uurimiskomitee raporti autorid, et tsiteerin, kuidagi ilma konkreetse plaani või kavatsuseta on valitsuse kolmikjaotusele tekkinud lisaks juhitamatu 4. haru. See ei vastuta millegi eest ja seda pole võimalik juhtida üldiste tegevusraamistike ega rahvalt mandaadi pälminud valitsuse suuniste kaudu, ütlevad selle raporti autorid ja jätkavad. Viidatud ametid, viidates siis erinevatele administratiivsetele ja julgeolekuametitele, on loonud suure hulga administratiivseid seaduseid, millele inimesed peavad kuuletuma. Ja ametnikud ei tee mitte ainult omi seaduseid, nad sunnivad inimesi ka neid täitma. Ametnikud käituvad ühe korraga nii prokuröri, vandekohtu kui kohtunikuna ja nende otsuste vaidlustamine tavalises kohtus on väga keeruline. Koos sellega on kadunud ka võimude seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu lahusus. Tsitaadi lõpp. Nii et nõnda analüüsiti Ameerika Ühendriikide olukorda 37. aastal ja ega siis see probleem ei ole aja jooksul vähenenud, vaid vastupidi, see on kasvanud nii Ameerika Ühendriikides kui Euroopas ja praegu Eestis täpselt samamoodi. Et kui siin mingisuguse definitsiooni juurde jõuda, siis üks probleem ongi selles, et meil on põhiseaduses raiutud selline Montesquieu'lik
võimude lahususe printsiip, et meil on seadusandlik võim, meil on täidesaatev võim ja meil on kohtuvõim, aga süvariigi struktuurid või püsiriigi struktuurid, nii nagu sa ütled, ametnikkonna näol, moodustavad mingisuguse struktuuri siin riigis, mis toimib omasoodu ja mille toimimismehhanismid ei ole läbinähtavad, analüüsitavad, selgelt kontrollitavad, nende intentsioone me kõike ei tea ja tundub, et kohati mitte ei allu nemad poliitikutele, vaid poliitikud pigem alluvad nendele ja täidavad nende korraldusi, käske, suuniseid. Ehk siis seadusandlikule, täidesaatvale ja kohtuvõimule on lisaks tulnud neljas võim nimega süvariik ja nii Martin Mölder kui ka Raul Eamets kui ka siin Martin Ehala tunnistavad seda, et see süvariigi probleem on täiesti tõsine ja täiesti reaalne, et seda me peame nüüd tunnistama, et tegu on teatavas mõttes süsteemi kirjeldusega ja ma võib-olla kordan oma sellist imestunud olekut siin, et kestis, mis ta kestis, et see probleem on olnud ju teada, tuntud väga palju ja sellest on räägitud tõepoolest nagu Objektiivis ja igal pool mujal ka pikalt ja laialt, aga nüüd siis on see jõudnud peavoolu, et teatavas mõttes on see ikkagi näide sellest, et kui kaugel on peavool nagu reaalsusest, kui me alles praegu siis nagu peavoolu tõsi küll Postimehe võib-olla kõige mõistuslikuma osa Möldri ja Eametsa ja Ehala poolt saame kuidagi sellele probleemile ligi ja seda hakatakse nägema üleüldse probleemina. Et meil on Eesti riigigi struktuuris sees selline seltskond, kes ei allu demokraatlikule kontrollile. No see peaks ju tegelikult olema juba ammu tuvastatud probleem, aga loomulikult seda ei tuvastata, kuna see ja ma arvan, et see on nüüd see, kuhu ma välja tahan jõuda just nimelt selle süva- ja püsiriigi suhetega võimuga on see, et nad moodustavad ühe orgaanilise terviku. Siin Martin Mölder ka muuseas räägib meile eliidi varjatud isevalitsusest ja räägib liberaalsest demokraatiast, mida ta ütleb, et parem oleks nimetada võib-olla isegi mõistega liberaalne elitism. Ehk siis teiste sõnadega sellises süsteemist, kus on olemas terve rida nii-öelda riigi palgal olevaid ametnikke, kes ajavad nii-öelda õiget asja, teevad seda, mida peab tegema. Ja ma arvan, et tõsi, on hea eristada neid kahte mõistet, süvariik ja püsiriik. Süvariigi all mõista pigem siis julgeolekuasutusi ja püsiriigi all nii-öelda riigi ametnikkonda, aga mulle tundub, et ei saa jätta üldse nagu tähelepanu alt välja ka seda, et tegu on nagu ühtse terviksüsteemiga, ühtse tervikliku liberaalse demokraatliku või revolutsioonilise demokraatliku süsteemiga, mis jõustab seda poliitikat, mida ette antakse, mida peab tegema, mis on hea ja hüveline selle seltskonna arvates. Ja nagu Martin Ehala ütleb ka, või Martin Mölder, ütleb ka, et selle elitismi juurde kuulub teatav demokraatia põlgus, et selliseid tavalisi valijaid peetakse natukene ohmudeks, neid peetakse manipuleeritavaks, tavaline valija annab suvalisele poliitikule oma hääled ja see poliitik ka, nagu näiteks praegune, ma ei tea, maaeluminister siin, päris täpselt ei valda oma ametit, päris täpselt ei oska isegi öelda, millal kartul maha pannakse, et väikse vihjena see pannakse maha praegu, kui toominga sõitseb. Aga et nagu selline rahvas manipuleeritav mass annab oma toetuse poliitikutele, kes siis on selle massi nägu ja sestap peaks olema selline eliit olemas riigi struktuurides, kes toimib niimoodi omasoodu ja garanteerib selle, et selle riigi suundumus, selle riigi suur eesmärk oleks täidetud ja nii-öelda sellist paradigma vahetust ei toimuks. Et see paradigma, mis on liberalismi ja liberaalse demokraatiaga omaks võetud, et see paradigma jääks püsima.
ja see on minu arvates nagu väga oluline tähelepanek tegelikult, et me räägime siin nagu erinevatest struktuuridest, tõsi, süvariigist ja püsiriigist, aga me peame ütlema, et see moodustab ühe terviku. Ta on läbi kasvanud, ta moodustab ühe organismi, nii ametnikkond, nii jõustruktuuride inimesed, aga ka poliitikud moodustavad teatavas mõttes sellise ühtse terviku, kus liberaalsed poliitikud loomulikult ja sellist liberaalset maailmakorda toetavad poliitikud moodustavad ühtse süsteemi selle riigi aparatuuriga, et garanteerida selle sama paradigma euromeelse, sotsialistliku, rohepöördelise, sügavalt moraalseid, ühiskonna moraalseid alustalasid ründava ja abielu rüvetava poliitika jätkumise. Et see oleks peamine, mis riigis toimuks. Ja tegelikult sinna tuleks lisada minu arvates veel üks instants, millest me rääkisime eelmises raadiosaates, meedia ja peavoolumeedia. See sama instants see ei moodusta ka enam nii-öelda neljandat võimu või ütleme siis nüüd juba süvariigile lisaks viiendat võimu, vaid see on täpselt samamoodi sellest ühtsest tervikust läbi kasvanud. Et kui me vaatame Eesti süsteemi, siis me võimegi vaadata, et jaa, meil on süvariigi probleem, aga tegelikult on meil probleem kogu süsteemiga, kogu selle niinimetatud narratiiviga, mida meile siin Eesti riigi pähe sinimustvalges koorikus maha müüa kavatsetakse ja müüaksegi. Ja ma arvan, et see ongi õige lähenemine süvariigi probleemide või selle probleemi olemuse kirjeldamisel ja lahkamisel. Et me peamegi mõistma, et süvariik ei ole mingi iseseisev mängija, iseseisev tegur, vaid ta on pigemini tööriist globalistliku eliidi käes, kes tunneb, et võim on hakanud käest ära libisema. Et erinevates lääne ühiskondades on viimase 10 aasta jooksul esile kerkinud sellised rahvalikud või siis populistlikud, kui kasutada seda sõna, mis mulle üldse ei meeldi, liikumised, mis on heitnud väljakutse sellisele globalistlikule visioonile maailmast, kus siis kõik on tegelikult teatud eliidi ja neid toetavad siis nii-öelda kas siis sõjatööstuskompleksi või mingite majanduskomplekside kontrolli all. Ja tegelikult süvariik ehk siis erinevate riikide julgeolekuasutused, mis ka üksteisega ju rahvusvaheliselt koostööd teevad, et see on lihtsalt üks selline instrument, mis peab seda status quo'd. Just nimelt ma mõtlesin hommikul enne saadet, et see ongi see revolutsiooniline status quo, mille säilimist nad püüavad tagada. Ja sest see tundub, et see on ohtu sattunud siis nende niinimetatud populistlike poliitikute ja liikumiste poolt, kes esindavad teistsugust nägemust. Mitte tingimata konservatiivset, mitte tingimata traditsionalistlikku, mitte tingimata antirevolutsioonilist, aga siiski teistsugust nägemust. Ja sellest ongi see paanika tekkinud, kui Suurbritannia valijad hääletasid siin oli see aastal 2015 Brexiti poolt ehk siis Ühendkuningriigi väljumise poolt Euroopa Liidust, kui võimule tuli esimest korda Donald Trump ja Eestis see laine jõudis Eestisse 4 aastat hiljem, kui 2019 Jüri Ratas, siis läbi ja lõhki peavoolu poliitik, võttis oma valitsusse konservatiivse rahvaerakonna EKRE ja see oli siis nii-öelda Eesti süvariigi sellise paanika, või kas just paanika, aga sellise sihikindla ja teadliku vastu tegutsemise algus, mille tulemus siis me nägime 2021. aasta jaanuaris, nagu ma juba mainisin. Ja hiljem on siis seda võimupööret, mis Eestis läbi viidi. Seda on igal pool rahvusvaheliselt ju ka üritatud, Donald Trump võeti maha 2020. aastal, Prantsusmaal on võimust eemale hoitud kõigi vahenditega peaaegu Marine Le Peni,
Saksamaal praegu räägitakse AfD ärakeelamisest ja Rumeenia presidendivalimistel eemaldati üks mitte süvariigi kandidaat. Nii et selline demokraatiasse sekkumine, demokraatia mahasurumine on olnud kindel muster ja Eestis täpselt samamoodi pärast siis kaporatuuri võimupöörde läbiviimist 21. aasta jaanuaris me näeme seda, kuidas rakendatakse kõik jõud selle teenistusse, et EKRE taolised erakonnad ja liikumised ei saaks võimu juurde, et võim oleks kindlustatud olemasoleva nomenklatuuri kätte, nad võivad muidugi seal kohti vahetada, parteid võivad muutuda valitsuskoalitsioonis, aga peatähtis, et oleks liberaaldemokraatlik, niinimetatud liberaaldemokraatlik suund võimul püsimas, et seda ei ohustaks otseselt miski ja selle nimel ollakse enam-vähem kõigeks valmis. Me nägime enne 23. aasta valimisi, kuidas tuldi meedias välja Prigožini operatsiooniga, üritati siis peamist opositsioonierakonda seostada Jevgeni Prigožini isiku ja Vene eriteenistuste mingisuguste ambitsioonidega. Lisaks siis väga kummalised hääletustulemused elektroonilisel hääletamisel ja nii edasi ja nii edasi. Ja muidugi nüüd 22. aastast alates, kui Ukrainas puhkes täiemahuline sõda, on siis sõja ja julgeoleku ohtudega ühiskonda hirmutatud läbivalt ja see on tegelikult ju klassikaline võte, suurendamaks väikese kliki kontrolli kogu ühiskonna üle. Tuleb üleval hoida sellist hirmu ja ärevuse fooni, mille olemasolul on võimalik kõik oponendid kiiresti kahjutustada, tembeldada kas vaenlase agentideks või kasulikeks idiootideks, kellel ei tohi olla üldse mingit asja võimu juurde enam. Ja Eesti ühiskonnas on seda süvariigi poolt ja ka nende ringkondade poolt, kes siis, keda võimul hoitakse, ju täiesti avalikult ära kasutatud, et oma võimu kindlustada. Nii et siin tegelikult ongi peaküsimus minu meelest selles, et demokraatia enam ei toimi. Demokraatiat etendatakse, nagu sa ütlesid, et meile etendatakse seda Eesti Vabariiki, siin hoitakse mingisugust butafooriat üleval, sinimustvalge lipp ja kui keegi nagu kritiseerib isegi, et kas sellise ebardliku nähtuse kohal, nagu see praegune režiim on, üldse tohiks see sinimustvalge lipp lehvida, et siis taotakse patriootlikult vastu rindu, et ei, meie küll ei taha siin mingit muud lippu näha, kuigi terve, ma ei tea, pealinna riigiasutused on ju kõik ka Ukraina lippudega ära ehitud. Ukraina värvid on võetud kasutusele riigiasutuste logodel või mingisugustel veebilehtedel siis, et siis nagu küll see patriotism ei kehti, aga kui on vaja seda etendada, siis ta on kasulik tööriist. Ja demokraatiaga on selles mõttes ju sama lugu, et meil taotakse vastu rindu, öeldakse, kuidas meil on demokraatlik õigusriik. Et meil on siin võimude lahusus, jällegi asi, mida sa mainisid, ja tegelikult me näeme, kuidas seda võimude lahusust ju ei eksisteeri. Mingisugust parlamentaarset võimu eraldi ei eksisteeri. Kõik otsustatakse kas siis koalitsiooni nõukogus või hoopis kusagil väljaspool koalitsiooni nõukogu, kas otsustatakse asju Brüsselis, paljud direktiivid, juhised, juhtnöörid tulevad ju tegelikult Brüsselist, need võetakse siin üle lihtsalt, või need tulevad mingitest süvariiklikest allikatest või kuskilt mujalt ja parlament on lihtsalt see, mis on pandud tembeldama kõiki neid otsuseid, mida siis eliit jutumärkides või see võimul olev nomenklatuur heaks arvab, mida tuleks Eestis teha. Muide, seda olukorda on Martin Ehala väga hästi kirjutanud ühes artiklis, mis siis ka käsitles süvariigi nähtust. Ta ütleb, Eesti vajub üha sügavamale süvariiki. Peatada seda ei saa, sest kõik otsused on tehtud juba liiga kaua aega tagasi. Kõik teavad, et Rail Baltic on nagu kommunismi ehitamine
aga ikka ehitame. Ükski demokraatlik riik e-valimisi ei usalda, aga meil on tehtud sellest truuduse vanne. Regulatsioone võetakse üle võimendusega. Parklad tuleb kaableid täis vedada tuleviku elektriauto hordide laadimiseks. Põllumajandusturbal on fossiilkütuse süsiniku kvoot, nagu seda põletatakse elektrijaamas. Süsiniku kvoot ja meie oma ametnikud selgitavad, miks nii peab olema. Keegi ei mässa. Me kõik oleme selle süsteemi kaassüüdlased ja hullemad kui nõukogude ajal. Tsitaadi lõpp. Siis Martin Ehala tsitaat tema artiklist Postimehes. Ja ma arvan, et see, kuhu ta selle mõttekäiguga välja jõudis, et ka meie mingis mõttes kodanikena vastutame selle olukorra eest, et see on tegelikult midagi, mille üle meil tuleks järgi mõtelda, et miks siis ikkagi on võimalik, et mingisugused kallutatud jõud struktuurides, kui Villu Reljanit siin meelde tuletada ja tema ütlemisi, et mingid kallutatud jõud struktuurides on need, mis otsustavad riigi poliitilise kursi üle. Kuidas on see võimalik? Kuidas on võimalik, et rahvas on tasalülitatud ja tasalülitatud sel määral, et ta on muutunud täiesti apaatseks? Me ei näe ju tegelikult mitte mingisugust reaalset vastupanu, vastuseisu, kriitikat. Kõik on justkui käega löönud. Ja muidugi üks probleem võib olla või üks põhjus võib olla selles, et taustal olev Vene-Ukraina sõda on andnud valitsevale klikile sellise suurepärase võimaluse teha propagandat, häbimärgistada kõiki dissidente, kes ei mõtle nii, nagu valitsus mõtleb või valitsuserakonnad mõtlevad ja inimesed kardavad lihtsalt sattuda sellise ühiskondliku häbimärgistamise alla, et nad on justkui ebapatriootlikud või justkui tahaksid nagu mingit teistsugust Eestit ja kelle Eestit nad siis tahavad, et kas nad tahavad Kremlile meelepärast Eestit, kohe see kaart ja küsimus tuuakse ju laua peale. Nii et ma oma selle praeguse mõttekäigu võtaksingi kokku sellega, et meil on demokraatia kriis, demokraatia ei toimi enam ja tänu sellele ongi võimalik, et igasugused süvariiklikud struktuurid saavad meie ühiskonna elu üle otsustada ja saavad mõjutada seda elu ja tõepoolest, nagu sa ütled, see kõik on omavahel läbi põimunud. Et kui palju siis on meil Eestis ametis prokuröre või kui palju on kaitsepolitsei ametis töötajaid või mingites teistes, ma ei tea, välisluureasutustes. Et tegelikult see on ju väga väike hulk inimesi, kes niinimetatud süvariiki kuuluvad ja ometi on olukord kujunenud selliseks, et väga raske on seda nagu sisuliselt muuta, tuua demokraatia tagasi meie poliitilisse ellu. Ja ma nõustun täiesti sinuga selles punktis, et süvariigi fenomen on ju tegelikult sümptom palju laiemast haigusest. Ja sa ütled, et demokraatia ei toimi, mina ütleksin veel karmimalt, ma ütleksin, et demokraatia teatavas mõttes ei ole enam olemas. Kas demokraatia üldse kuskil on toiminud, see on omaette küsimus ja seda me võime arutleda mõnes teises saates, aga vähemalt praegu ütleksin küll, et demokraatiat ei ole. Sellepärast, et me peame aru saama sellest, et meid valitseb režiim. Ja demokraatiat sallitakse ainult siis, kui sellisest valimiste mustast kastist tuleb süsteemile välja oodatud tulemus. Kui seda ei tule, või süsteemist ratkom ei täida oma ühismeele loomise 5-aastaku plaani, ehk siis režiim ei suuda enam rahva kriitilist massi enda ohjes hoida, siis sekkutakse. Juba on toodud välja ka erinevaid näiteid. 21. aasta jaanuar Ratase valitsuse mahajooksmine on üks hea näide. Euroopa poliitikast sa vist mainisid ka Kalin Georgescut, kes oli selgelt sellisele Euroopa ja USA sõjaparteilikule positsioonile vastanduv kandidaat, joosti maha täiesti absurdsete süüdistustega, kuni sinnamaani välja, et tal keelati riigi ühe esikohtu poolt presidendiks kandideerimast. Tõsi, nüüd esimese presidendi vooru võitis küll temale lähedal olev isik, aga mulle tundub, et tema on kõvasti nii-öelda parem variant
sellele sõjaparteile või sellisele üle-euroopalikule süvariigile. Ja tegu on piiririigiga, tegu on olulise riigiga, mis peaks täitma selle sõjapartei ootusi väga lähedal Venemaale, väga lähedal ka Ukrainale, nii et kui selline piiririik siis langeb, siis seda ei saa jätta nii-öelda demokraatlike otsuste valda, vaid see tuleb ise ära lahendada, nii nagu seda tegid Rumeenia konstitutsioonikohus ja siis kassatsioonikohus ka vist. Nii et see näitab seda, et kuidas nagu süsteem toimub, et me oleme seda korduvalt näinud, et ainult siis, kui tuleb õige vastus välja, see tähendab seda, et Stratcom on töötanud, inimesed on ühismeelestatud, nad täidavad seda eesmärki, mida siis nad peavad tegema, nad annavad oma loa, oma demokraatliku mandaadi nendele süvariiklikele ja globalistlikele jõududele, kellele vaja on anda. Siis on kõik hästi, siis räägitakse, et demokraatia toimib. Aga kui tekib selles süsteemis nüüd mingisugune lõhe või tõke, siis sekkub süvariik kohe. Ja see näitab tegelikult, et reaalset demokraatiat meil ei ole, sest demokraatia eelduseks on see, et sealt mustast kastist võib välja vupsata igasuguseid variante, ükskõik milliseid variante, et kui ikka rahvas tahab näiteks, siis peab sealt tulema välja ka niinimetatud populistlik valitsus, niinimetatud NATO vastane või NATO kriitiline valitsus, kui vaja on ükskõik milliseid asju, kui rahvas seda tegelikult ka tahab. Ja süvariigil, ametnikel ja julgeolekuametnikel pole siin mitte midagi kobiseda, sest rahvas, kõrgeima riigivõimu kandja, on teinud oma valiku, aga sellesse ideaali ja mitte keegi teatud mõttes enam ei usu sellesse demokraatlikku ideaali, vaid just nimelt on asendatud sellise ühtse küll erinevatesse lõikudesse jaguneva süsteemiga ja erinevaid elundeid sisaldava süsteemiga, aga siiski sellise ühtse monoliitse süsteemiga, mis ajab enda arvates seda olulist ja õiget asja ja mille suunised kahtlemata tulevad ka kuskilt mujalt, riigiülestest struktuuridest, rahvusvahelistest süvariiklikest ja globalistlikest struktuuridest, nagu siin saates on juba mainitud. Ja siin, kui tulla nüüd sinna, et kui kaugele see probleem on üldse arenenud, siis juba mainitud Martin Mölder räägib oma artiklis sellest, et tsiteerin, sellised probleemid ei ole unikaalsed Eestile ja meil on õnneks praegu veel tegemist pigem kerge külmetuse kui täiemahulise haigusega, ütleb Martin Mölder. No siin ma olen väga selgelt nagu Martin Mölderi arvamusele vastu, et minu arvates on meil tegu enam mitte kerge külmetuse, isegi mitte täiemahulise nohuga, vaid meil on tegu põhimõtteliselt väga kaugele arenenud vähkkasvajaga süvariiki arvestades, kas ka terminaalsega. Seda näitavad järgmised aastad, aga olukord, et me sellest kuidagi niimoodi lihtsalt demokraatiat täiustades ja natukene nagu peenhäälestades üle saame, see oleks väga-väga naiivne loota. Ja toome siis Eestist näiteid sellisele, kuidas öelda, püsi- ja süvariiklikule ja miks mitte ka poliitikute ja meedia poolt ilusti ära kaetud ja kaasa joostud problemaatikatele. Üks on näiteks selline asi nagu rohepööre, mis on selgelt üle-euroopaline globalistlik projekt, mida teostab meil Kliimaministeerium ja teostab loomulikult peaminister ja kogu valitsus, eks ju. Et alles hiljuti meil oli selline olukord, kus 2,6 miljardit üritati suunata rahva maksuraha meretuuleparkidele. Ja siis, kui lõpuks selgus, et mitte mingisugust konkreetset näidustust, et millele ja kuhu ja kuidas ja kellele polnud paberile panna, lihtsalt oli selline üldine otsus, et suuname sinna 2,6 miljardit, siis tekkis nagu probleem, siis tekkis asi ja praegu on see olukord peatatud.
aga et nendest hullumeelsetest kliimaeesmärkidest oleks loobutud nii ametkonna, nii poliitikute, nii liberalistliku meedia tasandil, seda me ei näe, seda me loomulikult ei näe, et see ühine konglomeraat, see monstrum toimib ikka samamoodi, ikka sammub samal viisil edasi. Ning kui me vaatame näiteks seda, mida Martin Ehala ka mainib, et tänaseks on selgunud näiteks Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungilt, mida ka Objektiiv vahendas, vaadake neid videoid järgi, et Läti esindaja tuli ja rääkis meile rahulikult ära seda, et Läti ei kavatse praegust poliitikat arvestades ehitada Rail Balticu trassi Riiast edasi. Ehk siis selleks ei ole rahastusotsuseid, selleks pole raha loomulikult, et põhimõtteliselt Läti teeb oma niinimetatud raudtee või asja Riiast edasi, kui ta tahab seda teha ja tal loomulikult ei ole ka mingisugust struktuurset vajadust, sest Riiast üleval poole sinna mööda merd ei ole Lätis suurt mitte midagi, milleks sellist tohutut raudteed ehitada. Et ainukene vajadus oleks see, et ühendada see raudtee Eestiga. Ja mida meie Eesti pool nüüd praegu Rail Balticuga teeb? Ametnikud, poliitikud, julgeolekustruktuurid. Mida kogu see monstrum praegu teeb, on see, et ehitab, nii nagu mainis ka Ehala, sellise lolli sotsialistliku 5-aastaku plaaniga seda raudteed sohu, makstes sinna peale miljardeid rahvaraha. Ja kui meil algselt oli jutt sellest, et need toetused tulevad Euroopa Liidust, siis nii Riigikontroll kui ka teised instantsid on jõudnud tulemuseni, et loomulikult kui kaob ära see rahvusvaheline aspekt sellest raudteest, siis Riigikontroll ja teised on kinnitanud, kaob ära ka Euroopa rahastus. Ehk siis meie ise maksame selle miljardi raudtee projekti kinni, kuhu esialgu Pärnusse, parimal juhul võib-olla Häädemeestele. Ehk siis selline hullumeelne projekt. Ja meil on terve ametnike armee, kes jõustab seda poliitikat, meil on terve poliitikute armee, meil on liberaalne peavooluajakirjandus, mis ei kritiseeri seda projekti. Praegu peaks sellise projekti peale istuma kinni ja põhimõtteliselt nägema trellide kujulist valgusvihku päris mitu vastutavat inimest. Aga ei, meil on selline anonüümiseeritud protsess, mis tundub, et jätkub lihtsalt ja tegelikult me vaatame inimestena pealt mitte midagi muud kui päisepäeva ajal teostatud riigivargust. Ehk maksumaksja raha läheb nende tohutute tunnelite, tohutute ehitiste ehitamiseks lihtsalt. Millisel eesmärgil keegi midagi ei tea. Ja see on sellised nagu korruptsiooni elemendid, sellised asjad, ma tõin 2 näidet, mis nagu kirjeldavad seda riiklikku anonümiteeti, milles mängib nii süvariik kui ka püsiriik väga olulist rolli suurepäraselt, sest kui tavaline inimene tuleb ja ütleb, et kuulge, aga teeme midagi, teeme mingisuguse, ma ei tea, meeleavalduse, laulame laule, läheme metsa, võtame midagi ette, siis ma ütleks, et mõelge uuesti, tehke uuesti, et laule on lauldud viimased 10 aastat Rail Balticu vastu ja sellisele süvariiklikule nagu rongile sõna otseses mõttes, mis näiteks Rail Balticu puhul võib ütelda on läbi rammitud Eestis. See ei ole vähimalgi määral mõjunud. Vähimalgi määral. Mitte ükski valitsus ei ole suutnud seda projekti seisma panna. See on lihtsalt projekt, mida kuskil kuluaarides, kulissides läbi surutakse ja millele, nagu ikka süvariigist ja püsiriigist rääkides, ei rakendu ei demokraatlik mandaat, ei demokraatlik kontroll. No ära sa ütle, mina ootan küll pikisilmi seda aega, see vist peaks kätte jõudma aastal 2030, kui ma saan tulla sulle sinu suvekodus Rail Balticu rongiga külla. See oleks väga meeldiv muidugi. Ja me saaksime siis salvestada ühe raadiosaate seal ja see kõik oleks siis Eesti maksumaksja raha eest, kes on selle Rail Balticu valmis ehitanud, et ma saaksin sulle külla tulla.
aga nali naljaks, et loomulikult, et kui me siia kõrvale paneme teise poole ja vaatame teatud sellised markantseid kaasuseid, mis on siin Eesti avalikkuses jutuaineks olnud mõnda aega. Sa ise tegid alles hiljuti intervjuu Kaer Lemberiga, keda prokuratuur menetles vist ligi 10 aastat ühe juukselõikuse pärast, mis maksis kas 8 või 9 eurot. Mis siis oli nii-öelda korruptsioonimenetlus, et juuksur siis üritas talle mingis seda meelehead pakkuda selle juukselõikusega, 9 eurose juukselõikusega ja saada vastu siis mingisugust keelatud hüvet. Või siis võtame ka EKRE saadiku, nüüd juba endise Riigikogu liikme Kert Kingo kaasuse, kus oli kõne all siis mõne 1000 euro kasutamine kuluhüvitistest ja mitte enda huvides, enda kasuks, vaid siis mingisuguse inimese toetuseks, tema õigusabi kulude katmiseks. Seda siis prokuratuur ka täie rangusega menetles. Et vahele võetakse inimesed või ette võetakse inimesed, kes kuuluvad opositsiooni, kes kujutavad endast probleemi. Mõtleme kas või sellele, et ka Marine Le Pen on ju või oli pikalt kohtu all mingisugust rahade kasutamise pärast, mis talle siis Europarlamendi saadikuna osaks said, teatud rahaliste hüvede või kuluhüvitiste nii-öelda ebaõige kasutamine, mitte reeglitepärane kasutamine ja praegult on ju seal Prantsusmaal üldse lahtine see asi, kas Le Penil lubatakse kandideerida presidendiks, kohus ütles, et ta ei tohiks. Et me näeme, kuidas siis tegelikult riigivõimu kasutatakse suvaliselt, seda menetlusvõimu. Menetlusi algatatakse olukordades, kus see on mingil viisil kas siis süvariigile endale kasulik või siis valitsevale nomenklatuurile kasulik, nagu see Kingo juhtum ilmselgelt seda ju on ja eks siin on ka muud sellised väga kummalised otsused tehtud, kui me mõtleme näiteks, et läheme tagasi selle Stroomi ranna kaasuse juurde, kus siis poliitik Eerik-Niiles Krossi abikaasa Mary Kross andis vale tunnistuse sisuliselt või esitas vale kaebuse, justki oleksid mingid EKRE logoga mehed seal võõramaalast kiusanud Stroomi rannas, mis siis oli ilmselgelt valimisteel üles puhutud selline skandaalikene, et kahjustada siis EKRE võimalusi saada paremat tulemust valimistel ja sellena see vale kaebus oligi mõeldud. Ja pärast, kui see kõik välja tuli, et see on välja mõeldud olukord, inimene lasti lihtsalt nii-öelda kokkuleppe alusel oportuniteedi korras minema jalutada, et riigivõim talle rohkem hõlma ei hakanud. Nii et selliseid juhtumeid me võime siin ridamisi üles lugeda ja ka Raul Eamets muide oma selles artiklis luges neid ridamisi üles ja siis nagu nii-öelda tehtult imestas, et see vist ikka kõik on juhus. Et siin nüüd nagu mingit mustrit ei ole, et me peame ikka uskuma, et see on kõik on juhus. Tegelikult loomulikult see on muster, see on käekiri, see on selge poliitika, kuidas siis kasutatakse riigivõimu teatud seltskonna, teatud ringkondade, globalistliku eliidi võimul püsimise huvides, nende huvide teostamise huvides ja sellepärast ei juhtu ka mitte midagi ei Keit Pentus-Rosimannusega, seal oli vist, mis hange seal iganes oli, mis kõneainet pakkus. Ei juhtu mitte midagi nende roheärimeestega või poliitikutega, kes pakuvad maksumaksja miljardeid teatud äriringkondadele. Nii et kuna see kõik on valitseva režiimi huvides. Ja nüüd ma tahaksin tegelikult tullagi välja võib-olla oma sellise kõige olulisema mõtteni, et ükskõik kui kindlana praegune režiim ka ei paista meile, ei tundu hetkel. Ajalugu õpetab seda, et ükski režiim, ükski riigikord ei ole jäänud püsima. Kõik on langenud. Ma meenutan oma lapsepõlvest, oma nooruspõlvest Nõukogude Liitu, mis tundus sellise monoliidina, et see jääb igavesti.
see ei lange mitte kuskile. Ja see oli ju tegelikult palju totalitaarsem ühiskond või ütleme siis selline riiklik struktuur, mis ju tegelikult ju valdavalt põhineski ju KGB-l ehk siis julgeolekuasutuste võimul ja toel. Ja ometi see struktuur, see riik, see kord, see režiim lagunes loetud aastatega, täiesti ootamatult, ilma et vähemasti tavainimesed ei oleks seda osanud ette näha, et võib-olla mingisuguseid, isegi lääne politoloogid ei osanud seda ette ennustada. Et ka see praegune režiim võib variseda väga kiiresti, kui selleks tekivad õiged tingimused ja muidugi see tähendab seda, et inimesed peavad seda tahtma, sest Nõukogude Liit varises ju suuresti sellepärast, et ta kaotas ikkagi omaenda elanike, omaenda kodanike usalduse ja toetuse. Ja ühel hetkel ka erinevad välised tegurid lükkasid selle suure kolossi ümber. Praegune võim on, ütleme siis selle üksmeele ühiskonnas, ütleme, ma ei oska öelda, kui lai see üksmeel on või kui valdav see üksmeel on, aga ta on suutnud siiski inimesed koondada Ukraina sõja ümber. See on see, mille pärast meil siin põristatakse seda sõjatrummi ja me näeme, kuidas Ukrainas on võimalik kantida sadu ja sadu miljoneid Eesti maksumaksja raha. Ja siis meile öeldakse, et te peate hakkama nüüd rohkem maksma, sest eelarve on tühi, meil ei ole selleks ega teiseks enam raha, järelikult me peame teie makse tõstma ja inimesed ütlevad siis, et mis ikka, et mulle ei meeldi küll, aga julgeoleku nimel ja selle nimel, et ikka Ukraina võidaks ja ikka see Venemaa ei võidaks ja et Putin siia ei tuleks, et maksame rohkem ja kannatame ära selle asja. Aga ühel hetkel enam see ei toimi. Kui inimesed näevad selle vale läbi, paljud inimesed näevad seda valet läbi või usu seda propagandat, aga lihtsalt see kriitiline mass peab välja kujunema. Ja sellisel juhul minu arvates, mida me peaksime üritama siin poliitiliste aktivistidena ja ühiskonna asjade üle mõtisklejatena, me peaksime ikkagi suunama asju sinna suunas, et tekiks reaalne demokraatlik pööre. Me oleme rääkinud aastaid konservatiivsest pöördest, et ühiskonnas oleks vaja konservatiivset pööret. Ja me võib-olla toona sellest rääkides oleme alahinnanud ka süvariigi probleemi ja selle praeguse liberaaldemokraatliku režiimi tugevust. Aga kui see hakkab kõikuma ja mulle tundub, et see juba tegelikult kõigub, me peame panema ja panustama oma jõud sellesse, et me suudaks siiski luua sellised demokraatlikud mehhanismid, mis välistavad taolise klikivõimu tekkimise, selliste süvariiklike instantside ja institutsioonide võimutsemise ja see on see, mida tegelikult me oleme siin Objektiivis ja muudes alternatiivmeedia väljaannetes ju ka aastaid rääkinud, et meil on vaja esiteks saavutada e-valimiste või e-hääletuse tühistamine. Meil oleks vaja taastada referendumite ja seaduseelnõude algatamise õigus, presidendi otsevalimised, ühesõnaga otsedemokraatia mehhanismide taastamine, rahvale tagastamine ja me suudame siis loodetavasti lahendada ka ära selle süvariigi probleemi, mida me siin probleemina ju tajume, sest põhiküsimus on tegelikult ju selles praegu, et kuidas taastada demokraatlik kontroll oma riigi üle. Sest see, mis siin praegult Eesti riigi all, nime all tegutseb ja funktsioneerib, see ei ole meie riik. See ei ole meie kui Eesti kodanike riik, kui Eesti elanike, kui põliselanike riik. Mul on ka öeldud vahest, et ma nagu kritiseerin oma riiki ja kuidas ma ikka niimoodi võin ja saan. Ei, see ei ole minu riik, see ei ole see, mida mina Eesti kodanikuna tahan. Et siin minu maal, minu esivanemate maal, minu sünnimaal, minu kodumaal, minu isamaal laiutab mingisugune monstrum, mingisugune struktuur, mingisugune režiim, mida mina ei ole sellisena kunagi tahtnud, mille poolt ma ei ole kunagi hääletanud, mida ma ei toeta ja mille kadumist ma tahan näha. Sellepärast, et ma tahan, et
meil sellel maal, kus meie Eesti rahvana elama, oleks Eesti riik, mis vastaks vähemasti enamiku Eesti inimeste ootustele ja lootustele. Ja see on see, miks me ka süvariigist ju peame rääkima, et süvariik on üks selline takistav tegur, mis ei lase sellel nägemusel Eesti riigist ja demokraatiast teostuda. Võib-olla ma unistan, võib-olla see ei teostu kunagi. Eks me näe, aga selge on see, et ega see praegune režiim püsima ei jää. See variseb kindlasti, sest ta on ebastabiilne. Küsimus on lihtsalt selles, mis tuleb asemele. Et kas me suudame luua uuesti Eesti riigi sellisena, nagu me kunagi 90ndate alguses seda lootsime. Siis oli meil seda, tegelikku iseseisvust, niivõrd kuivõrd oli see napilt üle 10 aasta. Ja loomulikult juba siis meie poliitiline eliit andis ennast lääne globalistliku eliidi teenistusse ja vahetas ei hakatud iseseisvaks, vaid vahetas isandat ja see võib ka nüüd seekord juhtuda, et vahetatakse jälle isandat, aga mingit iseseisvust ei tule. Aga kui ikkagi rahvas tahab, kui see on rahva tahtmine ja äratundmine, et meil oleks iseseisev riik, et seda on vaja, et siis see sünnib, aga kui rahvas ka enam ei taha, siis nii on ja siis me saame lihtsalt siin raadiosaadetes rääkida nendest probleemidest, aga mingit lahendust ei paista. Jah, minule tundub, et süvariigi probleem on taandatav tegelikult väga lihtsale tõsiasjale, et kes on Eesti riigi tegelikult kasusaajad. Ja neid kasusaajaid on nii süvariigis, nii püsiriigis, nii poliitikute kui ka nendega seotud ärimeeste juures, aga selleks kasusaajaks ei ole Eesti rahvas. Ja see ongi tänase režiimi pale, et kui me suudame rahvana ja demokraatlike subjektidena demokraatliku protsessi lahti haakida sellest Eesti Vabariigi tegelike kasusaajate huvidest, siis me võime seda õnnestuda. Siis loomulikult need kasusaajad ei lange lihtsalt ilma võitluseta, et kui tõesti lammutamiseks läheb, et nendelt võetakse see kasu ära, milleks nad kogu seda riiki üleval peavad, siis see saab olema päris tõsine vastuseis, ma arvan. Aga ma arvan ka, et tõepoolest märgid sellest, et süsteem kui selline on lagunemas, on õhus küll ning tõsi, mitte ükski süsteem ei ole igavene. Küsimus on ainult selles, et millal ta kokku kukub. Aga tõepoolest, me peame olema võimelised rahvana kas üles ehitama tõeliselt rahva huvidest lähtuva demokraatliku süsteemi või siis need metastaasid, süvari- ja püsiriiklikud metastaasid võtavad üle juba rahva vitaalsed elundid ja siis on ainult aja küsimus, millal see rahvas kokku kukub ja kollapseerub. Sellised mõtted seekord selles raadiosaates, millest me rääkisime süvariigist ja püsiriigist ning sellest, kuidas nad Eesti elu mõjutavad sellest probleemide puntrast. Veiko, ma tänan sind hea vestluse eest. Jaa, aitäh kutsumast. Selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade. Mikrofonide juures olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tänan teid kuulamast ja oleme eetris, kui Jumal annab, ka järgmisel nädalal. Kõike head! Objektiivi raadio.